kõigil on iPhone'id võib-olla taskus. People who are crazy enough to think that they can change the world actually do. Ehk siis inimesed, kes on piisavalt hullumeelsed, arvates, et nad suudavad muuta maailma, tegelikult muudavadki seda maailma. Ja ma näen, et siin on sünergia nendest inimestest, kes tegelikult seda maailma oma hullumeelsusega püüavad muuta. Kui te mäletate Tallinna lennujaama mõned aastad tagasi, siis oli üks väga hall ja kole koht. Seal ei lennanud inimesi, isegi küsiti, miks seda uut lennujaama ehitati, kuna olid pikad pingid ja ei olnud lendajaid, oli ka masuaeg, aga see lennujaam oli tohutult igav ja üks Euroopa üks igavamad lennujaam. Ja siis oli üks mees, kes tõmbas omale selga ühe hästi kohutava kollase liibuva kostüümi, vist Bill midagi. Ja läks ise seda lennujaama müüma ja pani ennast ise tanki ja hakkas seda lennujaama arendama ja vaadake, milline on Tallinna lennujaam praegu. Ma arvan, et põnevamat lennujaama praegu Euroopas, kui Tallinna lennujaam ei ole, sest seal on alates Lottemaast kuni Eesti brändide tutvustamisega ja nii peaksimegi seda Eesti asja tegema. Vaat see sama mees, kes selle jubeda kollase kostüümi selga tõmbas, teda praegugi lennujaamas näha piltide peal, on nüüd selle ajakirja juures. Tema on see sama Indrek seal nurgas. Ja samamoodi Marge, kes võtab sellise juba natukene võib-olla kahtlust tekitanud projekti, et kas ikka Eestis selline asi minema hakkab, võtab selle kätte ja ma olen päris kindel, et ta lööb selle käima. Ja see sama Jamie on samasugune hullumeelne, sest et neid on olnud piisavalt palju häid Briti kokki alates Eston Blumenthalist lõpetades Gordon Ramsayga, aga nad ei ole ühte hullumeelset sammu ette võtnud, mille Jamie võttis. Ta lihtsalt jalutas sisse peaministri kontorisse Downing Street 10 tohutu meediakära saatel ja ütles peaministrile, me peame nüüd Briti koolides hakkama asja muutma, sest Briti lapsed lihtsalt söövad ennast chipsidest haigeks ja mis saab meie tervishoiusüsteemist edaspidi. Meil on samad ohud on Eestis, et kui me ei hooli sellest, mida meie lapsed koolis täna söövad, siis 20-30 aasta pärast ei jõua me tegelikult neid tervisehoiukulutusi riigis keegi kinni maksta, mis läheb selle rahva enam-vähem tervena hoidmiseks. Ja ma arvan, et siin on just Jamie'l on hästi hea inspiratiivne algus, millega me peame ka Eestis seda järgima ja seda asja toetama. Riigikogus on toidu- ja turismiühendus ja me igal juhul selliseid algatusi Eestis toetame ja tahame kaasa aidata, et see jõuab meie Eesti noortele mitte ainult koolides, aga tegelikult lasteaiast peale ja ka kodudest, et vanemad saaksid aru, kui oluline on süüa täpselt need samad väärtused, millest Marge rääkis, tervislikku värsket kohalikku toorainet, ilma nende kemikaalideta, sest tegelikult see teeb meie elu paremaks. Nii et sellele tiimile suur aplaus ja muutku nad Eestit suures maailmas. Aitäh!